Liina, sa ütlesid, et söödavad küünlad. No kohe teeme proovi, tüdrukud. Paneme põlema ka või? Nii, nüüd puhun ära. Söön ära. Aga ma siit poolt otsast ei julge. Ja tegitegi ära täiesti söödavad sünnipäeva tordiküünlad, et see on samm edasi. Kuidas te sellise idee peale üldse tulite? Jaa, me olime siis sünnipäeval ja nägime, kuidas need vaha tordiküünlad, siis see vaha tilkus sinna tordi peale, mis siis rikkuski seda vaatepilti ja söögiisu. Kas see teekond oli selles mõttes raske ka, et pidite palju leiutama, katsetama? Jaa, meil läks mitu kuud, et jõuda toimiva tooteni, sellepärast, et sellist tahti ei ole varem tehtud ja see oligi puhas meie retsept, mis on nüüd saladus, et teised ei saaks seda järgi teha. Nii, et ei olegi valmis mulle ütlema, mis asi see taht on, mis põleb siin? Ei, me leppisime kokku ja et me jätame selle saladuseks. No öelge, kui hästi sellel tootel juba praegu on läinud, et ma kuulsin, te olete mitmetel laatadel vist osalenud juba. Jaa, me oleme mitmel laadal osalenud, me oleme ka 3 Lõuna-Eesti koopis müügil, Raplas 1 mängutoas ning 2 Põlva kohvikus. Aga astume edasi ja ennast on üles rivistanud muideks pikkuse järjekorras järjekordne õpilasfirma Fix. No millega teie tegelete? Meie teeme riideid reguleerivaid klambreid, mida näete ka siin rinna peal ja meie pükste peal. Kas see tähendab nüüd seda, et kui ma näiteks söön natukene üle ja pean oma riided suuremaks saama, siis nagu selle asja abil saan või? Suuremaks vist päris ei saa, et see mõttes võib-olla, kui olete varasemalt püksid kinni pannud fiksiga ja siis sööte kõvasti punni, saate reguleerida, võtta veidi lõdvemaks ja panna uuesti fiksiga kinni. No aga näidake nüüd, kuidas see asi käib, no kellel siin olid natuke liiga suured püksid? Nii. Need on minu isa püksid, need on mulle mitu numbrit liiga suured. Nii. Teeme nii, et alla ei kuku, aga... Alla päris ei kuku, aga nagu näha, siis on päris suured. Ja siis käibki niimoodi, et voldid materjali kokku, võtad fiksi, mis koosneb siis 2 osast. Kõigepealt see põhiosa, mis on metallist ja siis ka tagus. Paned tagusega kinni ja niimoodi ongi püksid ilusti parajaks tehtud. Üheks suureks favoriidiks peeti ka Tallinna Reaalkooli õpilasfirmat Grateful ja nende kokku pandud kriisivalmiduspakki. Meie siis toodame selliseid kriisivalmiduspakke, mis katavad kõik inimese peamised vajadused kriisiolukorras ära. Kas sa oled nii kena ja näitad, mis sul seal külje peal või õigemini selja peal on siis? Selja peal on pakend kriisivalmiduspakile. Meie eesmärk on teha kriis võimalikult lihtsaks. Kõik tarbed on iseenesest kogu aeg siin sees. Lava esinemisel mul siiski äsiksid õlad ära, aga eesmärk on teha kriis võimalikult lihtsaks ning võimalikult transporditavaks. Kerge kaasas kanda, see on meie eesmärk. No teeme selle paki lahti. Saab teha, ei saa teha? Ei saa teha. Ei saa teha? Seal ka midagi sees ei ole? Jaa, mul on nõrgad õlad. No aga mis selle paki sees peaks olema? Kõik inimeste pealised vajadused katab ära. Seal on esmaabikomplekt, dünamoraadio, veefilter, termokile, toit, siis veel priimus, gaasiballoon, potikomplekt ja söögiriistad. Täna selgitati parima õpilasfirma välja 30 osaleja seast. Olgu ette öeldud, et Eesti parima õpilasfirma esindab meid juba juulis Ateenas toimuval Euroopa õpilasfirmade võistlusel. Võistlusele soovis tulla 2 korda rohkem õpilasfirmasid ja tegelikult väga palju tugevaid oli ka nende seas, kes välja jäid ja võib-olla ka nende seas, tõenäoliselt ka nende seas, kes üldse ei proovinudki võistlusele pääseda. Õhtusel galal noppisid peavõidu Põlva tüdrukute söödavad tordiküünlad, 2. koha sai õpilasfirma Fix riiete parajaks muutmise klamber ja 3. koha Reaalkooli poiste kriisipakk.